Gert Kordejev, see aasta on sul hoopis teine kaardilugeja, kuulus väga pikkade kogemustega. Kuidas ta su korvi sattus? Eks me hooaega ikka alustasime Geidiga ja alustasime nagu tõsisemalt kui kunagi varem. Eesmärk oli MM kaasa sõita ja tegime selle nimel ka rohkem trenni ja nägime rohkem vaeva. Kahjuks lõpuks see saigi natuke Geidile saatuslikuks, et see esimene aasta korraliku üldviisilist ettevalmistust lõi tal siis lõpuks välja astma näol, et tekkisid väiksed probleemid. Lisaks siis kogu sellele viiruselainele, mis meil siin oli. Ja me ei saanud kuidagi seda hooaja algust käima, et sõita siis kaasa need eestikad ja lätikad ja siis ma pidin nagu vaatama, et kellega nagu oleks võimalik sõita, et ja esimese asjana ikka ju küsid maailma kõige parema käest, et ja ka minu jaoks oli see üllatus, et oli nõus tulema, et ja sealt me siis alustasime, ega mingit trenni ei teinud, lendasime esimesele võistlusele peale, vaatasime, mis see feeling nagu on ja sealt tegime edasi otsuseid, et kõik nagu enam-vähem sujus. Mina olin temaga niikuinii rahul, ja tema oli siis nii palju minuga ka rahul, et oli nõus neid krossi edasi sõitma ja tänaseks päevaks me oleme juba siia välja jõudnud, jah. No, areng on olnud tegelikult ju näha, et hoog on tulnud ja kas siis ütleme kaardilugejast on nii palju kinni? Ma olen alati öelnud, et tegelikult Geit on ka nagu super korvipoiss, et ma arvan, et tema taha nagu väga midagi kunagi ei ole jäänud, et ja eks ma olen enda peas mõelnud, et võib-olla ainult Kaspars ongi see, kes on veel parem, et tema on ju professionaal, palju aastaid nagu vaeva näinud selle nimel ja see tema stiil nagu sobib ka on ju minu stiiliga, ja isiklikult mina olen tegelikult tänasel päeval, ma arvan, halvemas seisus kui kunagi varem, selles mõttes, et sõidulist ettevalmistust see aasta on saanud teha väga vähe. Sõidutunde peaaegu ei olegi, et lendasime kohe võistlusele peale, aga kuna tema tase on juba nii kõva, siis sealt ikkagi need tulemused ja need väiksed arengud tulevad, et mis tema puhul on nagu, või mis tema mulle suudab juurde anda, on see, et väiksed õpetussõnad rajal, pluss mitte mingit äraväsimist sõidu jooksul, ja me pingutame sõidu lõpuni. Tema sunnib mind pingutama, et kui ma mingis tavaolukorras võib-olla juba annaks seal alla, siis siin me üritame ikkagi finiši lipuni nii palju, kui torus on, välja pigistada. No Kaspars on üks maailma sitkemaid vendi üldse korvikrossis, et on ta sind aidanud, ütleme, üldfüüsilise treenimisel ka? Selle koha pealt veel mitte. Et eks meie kontakt algas siis, kui see osa oli juba tehtud. Et see aasta tegelikult meid aitas selle üldfüüsilise koha pealt Harri Kullas, kes on ka väga sitke vend. Et ma ikkagi arvan, et see üldfüüsiline, mida mina ka tegin see aasta tõsisemalt kui kunagi varem, aitab meid praegu selle tulemuseni, mis me suudame siin sõita. Aga Kaspars nagu otseselt mind selle koha peal koolitanud ei ole, et vaatame, mis tulevik toob. No hooaeg on päris põnev praegu olnud, et Toilas oli siin draamat küll ja veel, et seisud on enam-vähem okei, et kuna Gerdil siin läks üks sõit aia taha, et meistritiitel tegelikult on ju täiesti reaalne, et mis plaaniga järgmisele sõidul lähed? Täna me oleme siin Türil juba ja et kuidas see rada on? Rada oli super tegelikult, ka Toilas oli super ja ka Tihemetsas oli super, ja ka Pärnus oli super. Ja Pärnus meil tuli tegelikult üks katkestus, millest on nagu äärmiselt kahju, et eks see on fakt, et varik ikkagi on nii meist kui ka Normakust natuke parem, et ta peabki olema. Aga meie eesmärk ongi saada sikli peal paremaks, vähendada vahet varikuga, saada Normakust mööda, et me oleme siin mitu sõitu seal tagas lihtsalt üritanud nagu mööda saada ja seda mulda söönud seal, et
teha natuke paremad stardid ja võib-olla siis tõesti nagu püüda varikuga seda vahet hoida ja sealt jälle seda kiirust natuke kasvatada, et lõpuks on ju eesmärk ikkagi sikli peal ennast hästi tunda, et me kahjuks ei jõua küll nädala sees ühtegi trenni teha, et ma kujutan ette, et kui seda saaks ka veel paar korda teha, siis oleks nagu super. Kui nüüd punktitabelist rääkida, siis mul tundub, et see aasta tuleb Eesti meistriks see, kes kõige vähem katkestab, et kuna varikul juba üks katkestus tuli sisse, siis ja meil ka et siis on Normakul tegelikult päris hea võimalus. Küll aga kui me vaatame siin 4 sõitu on jäänud, kui varik kõik 4 sõitu võidab, siis peaks tema olema Eesti meister, aga tehnikaspordis ega kunagi ei tea. Vaatame, et meie anname endast parima ja proovime iga kord paremad olla. No sa rääkisid, et nädala sees sõita ei saa, et räägi, mis üldse nädala sees teed? Jaa, viimased 8 aastat olen Saku Metallis tööd teinud, ja selle kõrvalt üritan siis ka võimalikult tõsiselt motospordiga tegeleda. Eks ta veidi raske on, et isegi kui sa nädala sees nüüd trenni jõuad peale seda, kui sa 8 tundi tööl olnud, siis saate kuskil korvipoisiga kuskil kokku tunniks 1,5, üritate sealt veel mingit efektiivset treeningut teha, et ei ole väga lihtne, aga eesmärk on olnud jõuda nagu sellest faasist võib-olla edasi, et iga päevaga või iga aastaga natuke professionaalsemaks ja ühel hetkel ikkagi siis jõuda sinna MM-ile välja ja teha selle jaoks eeskujulik ettevalmistus ja võib-olla siis ka leida nii palju toetajaid, et võiks selle töö kõrvale jätta. Tänasel päeval me ei ole kahjuks sinna veel välja jõudnud. No Kasparsiga rääkisime enne sellest koroonaviirusest ja kogu sellest hooajast, mis on täiesti pea peale pööratud, et kas oled juba järgmise hooaja peale ka mõelnud või praegu võtate veel selle hooaja plaanid lõpuni? Ma isiklikult arvan, et praegu on viimane aeg hakata selle peale mõtlema ja selle jaoks tegelikult ka juba valmistuma, et see hooaeg on nagu ta on, need võistlused tuleb siin kaasa sõita, et need olemasolevad toetajad nagu ikkagi näeksid, et me oleme nagu piisavalt head kutid, et toetada. Nüüd on, meie tiimil on küsimusi, et mis saab Keidist täpselt, et kuidas ta tervis, kuidas ta motivatsioon, kas seda jätkub. Et mina isiklikult tahaks väga edasi teha, tahaks vähemalt samade plaanidega edasi teha, nagu me see aasta plaanisime. Et neid Eesti ja Läti krossi on juba aastaid sõidetud ja see nagu ei motiveeri enam nii palju, et tahaks nagu seda sammu edasi teha sinna MM-ile ja ennast seal proovile panna, et peabki nüüd siin lähinädalatel välja mõtlema või lähikuudel ikkagi, et kas seda on kellegi koos võimalik teha, nii korvipoisi, nii mehaaniku kui ka kindlasti toetajate näol. No selles mõttes, oled sa nagu siis plaan C peale mõelnud, ütleme, kui Keidil motivatsiooni ei ole või terviseluba ja Kaspars on järgmine aasta vist ikkagi Danieli korvimees eeldustel, et oled sa nagu variant C peale mõelnud? Hetkel veel väga tõsiselt ei ole, et eks meil peab Keidiga väike jutuajamine ees olema ja nagu ma ennemgi juba mainisin, Keit on väga hea korvipoiss, et temaga sõites ma tunnen ennast nagu väga vabalt, loomulikult ka koos Kasparsiga. Et kui tõesti peaksin hakkama nüüd midagi muud otsima, siis see on keeruline. Ma tänasel päeval Eestis nagu ei näe seda inimest ja ma ei ole veel väga tõsiselt ringi vaadanud. Et selle spordiala valu ongi see, et sul on vaja ikkagi vähemalt 2 või 3 inimest siia tiimi, kes on nagu väga motiveeritud, keda sa ei pea nagu kaasas vedama, kes ise on sellest tõsiselt huvitatud ja on selle nimel nõus nagu kõik andma, et siis tuleb ka tulemus, et ma esialgu loodan, et meil õnnestub Keidiga need asjad ikkagi joonde saada, sest selle meeskonnaga on võimalik nagu muuseum kiiresti sõita. Aga eks elu näitab, lähinädalad ja kuud on siin otsustavad, et kui me ei suuda mingit mõistlikku plaani kokku panna, siis me kindlasti ei tiksu siin edasi ka, ütleme siin kohalikel krossidel.
no loodame, et läheb nii nagu on, et Keit on suurepärane inimene ja loodame, et ta ütleb sulle jaa-sõna. Lootus on viimane, mis jääb selles mõttes, et ega siin, eks elu on raske vaata, tänasel päeval ikkagi sa pead, raha on nii oluline, et ilma selleta sul ei ole võimalik elada, et oleks meil nii palju raha, et me saame, mina või Keit saame ka töölt ära tulla ja selle nimel professionaalselt elada, seal ei oleks üldse küsimus, Keit oleks kohe 100% nõus. Aga seesama töögraafiku kõrvalt kogu selle asja ajamine, see on nii vaimselt kui ka ütleme siis finantsiliselt väga raske, et sa pead tegema paratamatult mingeid ohvreid oma pereelus, oma igapäevaelus, et siis motokrossi nagu paremini teha. Loodame, et läbirääkimised on edukad selles mõttes, et ja me suudame ka järgmine aasta jätkata. Loodame sama, kõik fännid ootavad raja ääres ja ka kiireid mehi peab rahel olema, muidu pole ju spordil mõtet. Et edu sulle siin Türil ja ülejäänud hooajal, siis ka läbirääkimistel. Kuule, aga tänud sulle!